Me oleme taas ABC Motorsi salongis ja ma julgen nüüd öelda, et me oleme Renault kõige värskema lipulaeva juures, on see nii? Jah, täpselt nii ja tere tulemast. Lipulaev on tõesti väga kihvt ja väga vägev. Ma usun, et iga tulevane Renault omanik saab selle üle uhkust tundma. Praegu on veel see auto nii värske, et me oleme ühed esimesed, kes üldse seda reaalselt siin näpuga katsuse saavad ja sees istuda. Noh, ma pean tunnistama, et välimuse järgi on ikkagi midagi täiesti uut. See ei ole enam, vaatame vasakul siin eelmisi mudeleid, täiesti uus ja ilus suund. Olgem ausad, see suund sai alguse juba kas või uue Renault Espace'iga, kus on täpselt samamoodi kõik tip-top luksusasjad sees olemas, nagu ka meie uuel talismanil. Ma usun, et saab kõigile. Sul läheb endal nägu muigama, ma pean tunnistama. Meil on siin samas praegu kõrval 1.6 diiselmootor ja tal on 110 kilovatti. See on, ma arvan, vist kõige optimaalsem, miks ta üldse siin on selle pärast. Diisli puhul kindlasti, sest diisli ökonoomsus ja uue EDC automaatkastiga, mis on 6-käiguline, on ta väga alla viidud, nii et selles suhtes seal peab illa ise proovima. Et ise proovides saate täpselt teada, kui hea ja võimas see on, et seega on alati kõik on tere tulnud proovisõidule. Natuke ebaharilikult saabus auto tegelikult koos hinnakirjaga ja kui me seda natuke uurisime, siis ei ole selle auto puhul sellist plangu varianti, et hind alates 10 000 ala. Et me peame ikkagi rääkima sellest autost, kui ta on kohe hea varustusega. Täpselt nii, Renault ongi võtnud nii-öelda sihiks, et kui sa ostad juba selle klassi autot, siis ta eeldab, et sa tahad ka neid ja neid asju. Ja ütleme niimoodi, et kui me võtame kõige lihtsama asja, siis tegelikult on seal juba kõik vajalik olemas. Et sa saad erinevad igasugused luksvarustust sinna juurde vaadata, vastavalt oma maitsele, vastavalt puidutooni versioone, istme masseerimisi, istme ventilatsiooni, nii edasi. No võt, ma vaatasin korra autos sisse ja juba nägin sõna massaaž. See massaažitool tegelikult on juba aastate tagusel latituudist mulle juba tuttav ja see on väga mõnus funktsioon. Siin on ikkagi selles mõttes juba sellel mudelil initsiaale, mis on üks tippmudeleid, on vist kõik varustus olemas, see midagi enam juurde väga palju panema ei peagi. Konkreetsel mudelil on võimalik üks asi veel juurde saada, see on klaaskatus. Aga ülejäänud on kõik seal tõesti olemas. Kui autost rääkida sellest tootmisest, siis tegelikult seda lipulaeva on oodatud ju päris kaua. Nüüd on see variant olemas, kas see on nüüd see, kuhu taheti jõuda või on see sama stiil veel minemas mõnele teisele mudelile, sest me teame, et kõige müüdavamad on ju mitte just sellised kõige kallimad autod, vaid keskklass. Väga õige tähelepanek ja kusjuures see ongi hea keskklassi auto ja hinnalt on ta väga atraktiivne. Hinnast me võime eraldi pärast vastavalt varustusele kõigele rääkida, aga ütleme niimoodi, et kui vaatad sellist asja, kus on kõik vajalik peal olemas, siis 26 000 alates on selle hind. See on ju ülimõistlik. Väga mõistlik. Me saime natukene lisainfot selle auto kohta juba enne, kui me rooli istusime ja ega väga palju seda kuskil Eestis näidatud ei ole. Seda tegelikult ei ole ka veel autoajakirjanikud reaalselt väga katsetanud ja öeldi mulle seda, et on hoitud seda uut joont, mida tegelikult me näitsime teile ka juba mõnda aega tagasi Space'i peal. See tehnoloogia, mis siia sisse pandud on ülimoodne. Ma tean ka seda, et see sama mudel on käinud läbi väga erinevate autotootjate spetsialistide käest, et nemad tooksid veel välja oma standardite järgi plussid ja miinused ja siis vajadusel on need miinused ära korrigeeritud ja üks asi, mis on kindel, see auto tuleb kohe automaatselt väga hea varustusega, sellist blanku varianti ei olegi, mis sellise, no ütleme, luksus ja lipulaeva kohta on ikkagi elementaarne ja au ja kiitus Renault'le, mina kiidan auto heaks, sellega on väga mõnus ja mugav sõita. Mahub ära küll väga ilusti. Kõigepealt istud taga ja oled härrasmees, oled ette, oled sportlane, väga mõnus. Autol on väga hea funktsioon, nagu ikka moodne inimene tuleb raskete kottidega, iPadid ja kõik asjad on sees. Siis on moodsel autol loomulikult selle jaoks väga hea lihtne lahendus. Jalaga paned stange alla ja uks avaneb. See, kes tahab kohe auto kätte saada, kuidas sellega on? Meil on tulemas jaanuarist alates esimesed vabad laoautod, nii et kes tahab olla esimene ja kellel sobib täpselt see variant, mis meil on laos olemas, mille on tehas meile eraldanud esimeste autodena, siis ikka saab. Ja tehase tellimus on avatud, nagu te juba enne mõtlesite, siis hinnakiri tuli paralleelselt koos autoga, nii et täpselt nii ta oli. See on ilus auto, kas sellega praegu saab proovisõidul minna? Ikka.